Tallinna linnaruumis on tänasest näitus Hetk. Õismäel, Mustamäel ja Lasnamäel on reklaamtahvlitel eksponeeritud 4 vaadet hävinenud linnaruumile. Näituse autorid on Estokin ja Rebecca Barbus ja näituse ajastus pole juhuslik, vaid see on valminud spetsiaalselt vabariigi aastapäeva nädalaks. Teosed on eksponeeritud linnaruumis nii, et taustal paistvad majad on pildil justkui puruks pommitatud. Näitus tõukus autorite sõnul maailmas olevast ärevast olukorrast. On tehtud siis Photoshopis. Eelnevalt oleme siis lokatsioonid ise üles pildistanud ja sealt nagu kokku lõiganud, või ma olen kokku lõiganud sealt siis erinevaid teiste päris hoonete purustatud kohti. Kust näete näiteks päris purustuste fotod pärit olid, mida sa kasutasid? On olnud ka Ukrainast. Kuivõrd see on seotud Ukraina sõjaga teie enda jaoks? Eks ta on, jah, selles mõttes, et väga tihedalt seotud, et me eestlastena olemegi Ukrainale nii lähedal. Ja sealt tuleb ka see impulss, et nendest teemadest on vaja rääkida, et me julgen nagu öelda, et me kõik oleme väga väsinud, aga selleks väsimuseks ei ole kohta. Sellised sotsiaalsed eksperimendid ei ole täna õigustatud ja niimoodi inimeste tunnetega mängida ei tohi. Läbi kunsti peab korraks olema valus, et näha seda, mis on hästi. Ja see, et maailmas on sellised ajad, see ei tähenda, et peaks kuidagi pead liiva alla peitma või mõtlema, et see meid ei puuduta. Me olime valmis selleks, et need arvamused saavad olema väga erinevad ja väga laetud. Võib-olla, mis endale pakub natukene sellist head meelt, on see, et on tekkinud jälle see Duchampi pissuaari küsimus, et kas see on kunst, et see on miskit, mis mulle endale väga on kuidagi korda läinud. Et minu meelest see arutelu on väga vahva, et on kerkinud uuesti üles see filosoofiline küsimus, et mis on kunst. No ja muidugi kunstist ei ole veel mõtet rääkida, see ei ole kunst, see on infooperatsioon, psühhooperatsioon, maksumaksja rahaga tehtud muide. Kõigepealt, kui ma neid asju siin vaatan, mul on nagu kahetised tunded endal. On see, et ma saan väga hästi aru, mida siin tahetakse öelda, aga teiselt poolt on ka, et kui see nüüd on kunst, siis mis on sellise kunsti eesmärk? 10 aastat tagasi, kui oleks sellise pilte pandud, siis suurem osa elanikkonnast võib-olla oleks vaadanud natuke hämmingus, et miks niisugused pildid on pandud. Aga praegu see seostub konkreetselt sellega, mis on viimasel 2 aastal ja tegelikult 10 aasta jooksul toimunud Ukrainas. Tegelikult kriisiõppused on plaanis ja nad hakkavad selle aasta teisel poolel toimuma. Aga mis puudutab neid pilte, siis minu arvates see, et nad pandi Eestis reaalsesse olukorda, reaalne maja, ma arvan, see mõjub ja see raputab rohkem. Et jah, sa võid ju vaadata teise maailmasõja pilte, sa võid ju vaadata Irpinit ja Butšat, aga nüüd sulle tuuakse ja näidataksegi, see oleks võinud juhtuda siin. Ma arvan, et ta on väga mõjus. Kui ta teeb mõnele inimesele valu ja haiget, saan ka sellest aru. Ja ei ole mõelnud selle peale, mida tänapäevane kunst ja kunstiprojektid tihtipeale tähendavad ja sul puudub sellega kokkupuude, siis ma arvan, et see võibki mõjuda lahmatavalt, aga võib-olla oli see kunstniku eesmärk. Tihtipeale tehakse kunstiaktsioone. Mõtleme kas või nende samade veriste aluspükstega naiste peale saatkondade ees. On see juhuslik kokkusattumus või teadlik viide, aga president Alar Karis pakub aastapäeva kõnes tuge kunstnikele? Ometi on just keerulistel aegadel kunstil ning laiemalt kultuuril võtmetähtsus. Teise maailmasõja ajal maalisid mitmed kunstnikud sõjaõudusi, mis tuletavad meile tänaseni meelde, et see ei tohiks juhtuda taas. Ja paljud autorid maalisid kevadisi pildikesi aedades või kohvikutes, mis omakorda aitas toona, kui need kõik õudused juhtusid.